Olen oma elamuste rännakutega jõudnud Pärnumaale, Pärnu külje alla. Siin asub Tamme talu ürdiaed ja siin pidavad kasvama lausa sellised taimed, mida saab süüa, mille maitse pidi olema ikka ülimalt eriline. Heli, võrratult kaunis on teil siin, aga mis on selle aia ajalugu? Millest kõik algus sai? Alguse sai kõik sellest, et ma hakkasin tundma huvi erinevate maitse, lõhna ja ravimtaimede vastu. Räpina koolis õppides, Räpinas küll kaugõppes ei õpetatud maitsetaimi, aga mul oli üks väga tore õpingukaaslane, kes mulle esimesi nendest tutvustas. Muidugi tillid, petersellid, sellised sibulad, murulaugud, neid ma tundsin varemgi, aga tema tutvustas mulle basiilikut, mida ma varem ei olnud kasvatanud, see oli aasta 2001-2002. Okei. Ja siis see niimoodi lahti läks ja siis ma ostsin kokku kõik seemned, mis mulle tundusid nagu sellised huvitavad, proovisin neid kasvatada, siis hakkasin otsima kirjandust, ostma kirjandust välismaalt, Eestis nagu ei olnud saada midagi, Eestis ei olnud ka seemneid. Reisidelt hakkasid tulema taimed kaasa, seemned kaasa. Ja niimoodi paisus siis on, jah? Absoluutselt. Ja palju nüüd siin neid erinevaid taime on siis kokku teil? No võib öelda, et kuskil 500 ringis. Siin on nüüd aiapärlite projektiga soetatud või ehitatud kõrgendatud peenar ja see on mõeldud just nimelt inimestele, kellel on liikumisraskused, kes peavad oma elu veetma ratastoolis või vanemaealised, kes liiguvad juba raamiga või kepiga ja väiksed lapsed, kes ei ulata võib-olla madalate peenardeni, et siin on täpselt nendel kohe käeulatuses kõik ja siia on nüüd istutatud sellised taimed, mis on kõik lõhnavad, aga teine asi, et nad on kõik madalad, et kui inimene siia tuleb ja ta istub, siis ta saab rahulikult käega üle taimede libistada ja neid katsuda ja tutvuda sellise põneva lõhna ja lõhnavate taimede maailmaga. Mida kujutab endast aiapärlite projekt? No, nii kui nimi ütleb aiapärlid, siis tegelikult ongi sinna koondunud aiad, mida me võime nimetada pärliteks. Nagu see siin? Nagu see siin. Ja tegemist on siis piiriülese projektiga, mida toetab Interreg Eesti-Läti programm. Ja selle projekti raames on aedadel võimalik teha investeeringuid. Nii nagu ka siin aias, kus me täna oleme, aga investeeringud on teinud ka teised Eesti aiad. Näiteks Põlvamaal Mikko talu Südametaed on teinud istumisalad katustega või näiteks Palusalu aed samamoodi Põlvamaal on teinud istumisala taimedega, mis on just vaegnägijatele oma siltide ja võimalustega väga suurepärane lahendus. Aga palju üldse, mis sellised aedu siis on või kes on sellest projektist osa saanud? No ütleme niimoodi, et kui me räägime projektipartneritest, siis projektis on 17 partnerit 2 riigi peale, Eesti ja Läti peale kokku. Ja suurem osa nendest on ka siis sellised aiad nagu siin, kuhu siis tegelikult Eesti inimesed saavad minna ja külastada ju. Täpselt. Ja see info on teil kodulehel leitav? Ja gardenpearls.eu on selline hea koduleht, kus saab nii Eesti kui Läti aedade kohta väga suurepärast infot, et neid avastada siis suve jooksul. Jaanus, sa praegu tuhisesid mööda, sulle kindlasti maitsevad austrid. Ja, meeldib. Nii, aga siin on austrileht, rahvapärane nimetus on austrileht, aga Randmertensia ja kui sa tema lehte proovid, tal on ehtne austri maitse. Ei ole. Nii et ehtsaid austreid võid hoida raha kokku ja kasvatada aias hoopis Randmertensiat ja saada austri maitse igale toidule juurde või kas või igal hommikul. Ja teile vaatad, see on täpselt austri maitse. Ma ei tee nalja. Täpselt see, mis on austritel selline nagu see meresoolasus ja kõik see asi, täpselt üks ühele. Et tule nüüd sikuta seda taime, näed, tee kallista, krõbista natuke lehti, silita teda ja siis nuusuta ja... Ussraks, mis asi see? See on sidrunaloisia, äärmiselt tore taim kasvab Lõuna-Ameerikas, väikese puuna kuni 2-meetriseks kasvab. Mis hoone see nüüd on? See on meil külastajatele kasvuhoone, kus meie ürdiaianduskeskus, sellepärast et inimestele meeldib
ilusas ja meeldivas keskkonnas taimi valima tulla. On. Ja meile endale meeldib ka ilusas ja meeldivas keskkonnas tööd teha. Nii et see on selline kasvuhoone, kus siis meie teeme tööd, aga inimesed saavad ka ostma tulla. Siin sa pead seda taime küll maitsma, sellepärast. Mis ma nüüd siit võtan lehe või mis asja? Siit võid võtta lehe, aga võid võtta ka väikese õie, aga võta leht ja võta suurem. Mälu seda lehte ja võta see sama. Mälu seda lehte. See ei käi väga kiiresti, aga vaatame, kas sa pärast rääkida saad minuga veel või sa tunned, et sa oled äkki hambaarsti juures saanud väikese tuimestava süsti. Aeglaselt. Sinu emotsioon on kõige tähtsam, sellepärast, et tead, alati on hästi oluline see, et inimene läheb siit ära meeldivate ja uute emotsioonidega. Mul tuleb väike hirm peale, ma loen siin mingi Brasiilia värk. See mingi päris maast mäluvad seda kindlasti kuskil. Ja hambavalu taim, aga tegelikult teda kasutatakse ka salatites ja lihatoitudes. Ja ta on ka ravimtaim, ta on suvelill, ta on igati vahva taim, aga nüüd sa tunned veel ka kõiki põhimaitseid. Ja ta nagu, ma oskan see... Valus ei ole, ta aga nagu kipitab, nagu selline õhetab. Ja, sa oleks nagu soodavett surunud lonksu. Võt see on elamus, aga kaua nüüd see kestab mul? See on õige vähe aega, see läheb ära, nii et kui sa tuled, jood meil kohvikus tassikese teed ja võtad juurde ürdipirukat, siis on sul varsti see maitse suust läinud. Aga nagu sa näed nüüd sellise väikese, lühikese ringkäiguga, et taimed võivad olla väga huvitavad ja väga põnevaid elamusi sulle pakkuda. Ja siit saab tõelisi elamusi.